siin on klassikud seda igat moodi defineerinud. Aga noh, tegelikult on ta ikkagi inimeste suunamine, inimeste mõjutamine. Aga sa rohkem keskendud nendele protsessidele, arengutele ja annad inimestele vihjeid või mingeid soovitusi, ootusi, mingeid signaale, et kuhu võiks liikuda või et küsimuse tagamõte on see, et kuivõrd sa juhid kui tehnikavaldkonna inimene, kuivõrd sa juhid kui pigem inimene, kes pole sees, aga lihtsalt vaatab, mis teised mõtlevad ja tegeleb inimsuhetega? Noh, vaat sellel alal, kus mina, aga ma arvan, et see on igal pool nii, et siin tuleb ikka päris hästi tunda seda valdkonda. Et ainult inimeste juhtimisest ei piisa. Et ma ei ole see generalistide toetaja, õieti see aeg hakkab ümber saama. See on nüüd Eestis õnneks ümber saanud, et siin olid ka vahepeal sellised arvamused, et võib ükskõik mida juhtida. Ja läänes samamoodi. See on selge trend. Ja nüüd, kus elu muutub veel keerukamaks ja komplekssemaks, kui võtame isegi meie valdkonna, siis on ikka päris raske tulla sellesse valdkonda ja asuda seda hoobilt juhtima. Ma ise eelistan siin küll niisugust spetsialisti hariduse olemasolu, inseneri antud juhul meie valdkonnas inseneri hariduse olemasolu, siis võib seda juhtimist peale õppida või ta on siis olemas. Aga jah, ta eeldab mõlemat poolt. Nii inimeste mõjutamist, see on juhtimine, aga sa pead ju teadma, kuhu suunas mõjutada ja selleks tuleb ala tunda. Sellest pääsu ei ole. Ei ole seda ei selles valdkonnas, ei konservivabrikus, laevanduses ega ka poeketi juhtimises. Tuleb ala tunda ja siis teed sa, nagu öeldakse, mõjutusi õiges suunas. Aga muidu on tegemist loomulikult inimeste juhtimise, sest noh, vähemalt mina olen alati nii mõelnud ja mul on olnud suur õnn, eks ole, päris heades meeskondades tööd teha ja noh, eks ise ka natuke kujundanud seda meeskonda, et sa ikkagi kõigepealt vaatad, mis on nende inimeste võimed, mida nad suudavad ja siis natuke isegi sätid, võib öelda, protsess inimeste järgi siin Eestis. Aga mis on Elioni ja Empti puhul näiteks siis erinev? Teed sa midagi teismoodi? Mitte eriti, jah. Ei olegi midagi väga palju erinevat. Et see väärtussüsteem on sama ja noh, loomulikult üks ettevõte, nii nagu inimestel on erinevad iseloomud, on ettevõtted ka erinevad iseloomud. Elion on suur, palju suurem võrdes EMT-ga. Loomulikult on tal protsessid aeglasemad. Turg on mõnes mõttes aeglasem ja mobiiliturg on kiirem ja ettevõte ise on väiksem ja saab kiirem olla. Noh, sellest on põhjustatud loomulikult erinevused. Aga kui ma vaatan inimeste väärtushinnanguid, siis ma arvan, ma juhtisin täpselt samamoodi Elioni kui Empti.